Tere tulemast! Olete vaatamas saadet Põhjatähte. Mina olen tänane saatejuht Gemma Bernadette Kits ja siin on kaasosaline Ruuben Kaalep. Tere! Ja täna me võtame ette mõned küsimused, mis meile sotsiaalmeedias saadetud on meie vaatajate poolt. Ja esimeseks küsimuseks sissejuhatusena võtame siis, et milline näeb välja traditsiooniline loodusega kooskõlas elamine tänapäeval? Äkki alustad sina, Ruuben? Jaa. See on üks väga oluline küsimus, mis puudutab just nimelt ka eestlaseks olemist. Sest tänapäeval, kui me tahame oma rahvust ja kultuuri säilitada, siis on see väga suuresti seotud ka ikkagi traditsioonilise eluviisi säilitamisega. Ja see suurel määral on võimalik ainult väljaspool sellist urbaniseerunud linnakeskkonda. Et mitte sellistes globaliseerunud suurlinnades, nagu läänemaailm neid täis on, sest eestlane on üles kasvanud koos selle maaga ja eestlase elurütm on koos meie aastaaegadega ja kuu ja päikesega alati olnud. Ma arvan, et kõige olulisem asi, just kui me räägime traditsioonilisest looduslähedasest eluviisist, siis tegelikult on iseseisvus. Ja iseseisvus selles mõttes, et inimene on vähemalt mingil määral sõltumatu siis kas tsivilisatsioonist, kaubanduskettidest, asjadest, mida saab ainult poest osta, et vähemalt mingid minimaalsed eluks vajalikud asjad, tarbeesemed. Ta suudab endale ise siis oma kodukohast saada. Võtame näiteks, kui sul on maalahiküttega talu, siis sul on oma mets, kus sa saad küttepuid. Ja sul on vaja, et see mets seal ka säiliks selleks, et sa saaks säästlikult seda hooldada niimoodi, et sul on alati koht, kus neid küttepuid saada. Et kui sa teed lageraiet näiteks, siis sul kaob see võimalus ära. Või siis, et peenra peal kasvatad endale porgandeid või rediseid, midagi supi sisse. Kui materialistlik siuke nagu esemete ja selline iseseisvus on väga tähtis ja näiteks kindlasti on tähtis ka vaimne iseseisvus riigil, kui näiteks on väga palju lääne mõjusid või igasuguseid nagu väliseid mõjusid ja kõik nagu siuke popkultuur ja kõik tuleb tegelikult meil enamjaolt väljastpoolt, siis see on ju ka üks suur oht selle meie põlise eluviisi vastu, et kui Tallinnas näha, siis enamus nagu reklaamid on pigem väljastpoolt maailmast mingisugused kanalid Disney või et mitte ainult materialistlik iseseisvus, vaid ma just käisin Poolas, seal oli väga huvitav näha, et isegi nagu Poola on selline väga rahvuskonservatiivne riik, aga sealgi pealinn on tegelikult täis nagu pigem nagu võõraid reklaame ja selliseid nagu siiski palju vaimset sellist peale surumist teiste kultuuride poolt. See on jah, kahjuks igal pool isegi siin Ida-Euroopa maades, kus on ju säilinud palju rohkem ikkagi eneseteadvust ja sidet oma rahvuse ja maaga, aga selline globaalne tarbimiskultuur on ikkagi igale poole jõudnud. Ja miks see on ohtlik? See ongi ohtlik sellepärast, et see ohustab seda vaimset iseseisvust. Iseseisvus on tähtis igal tasandil. Algab inimese eneseteadvusest, aga siis on perekond, sul on oma vald ja kihelkond, kogukond, inimesed, kellega sa elad samas piirkonnas koos, et sul on tegelikult kõik vajalikud asjad koha peal olemas, et kuhu see välja viib, kui kõik need sidemed ära kaovad, seda me näeme minu arust võib-olla kõige rängemal kujul, mis on see
tõeline kogu läänemaailma haarav pandeemia, see on depressioon. Ja see on see, mis on just nimelt tegelikult sellise kogukonna keskse elu hävitamise tulemus. Et kui sul ei ole enam perekonda, sõpru, kelle juurde sa saad pöörduda, näiteks kui sul on mured, kui sul on vaja sellist vaimset tuge, vaid sa lähed psühhiaatri juurde, kes kirjutab sulle mingi tableti välja ja kõik on nagu, see on lihtsalt üks näide, aga kõik, mis iganes inimese vajadused on ju taandatud mingiks nii-öelda tabletiks, mis sulle antakse sisse või siis mingi toode, mida sa kasutad ja siis see nagu rahuldab see vajaduse. Jah, kui ma mõtlengi depressiooni peale, kui inimesel on näiteks nagu sügav depressioon, siis või üleüldiselt selle põhjustajateks minu meelest on see, et kui inimene on väga eraldunud päris maailmast, päris inimestest, kui ütleme niimoodi, et inimene ta ei käi väljas tavaliselt, tal ei ole mingit põhjust ka väljas käia, sest seal ei ole midagi head. Kui näiteks inimene on kasvanud üles modernistlikus linnas või niimoodi, et siis on väga raske tihti põhjust leida üldse, et motiveerida. Ja see ongi suur põhjus just, miks see depressiooni pandeemia ju levib. Eriti, kui tal on kodus olemas kõik virtuaalreaalsus ja kõik, mis nagu asendab seda päris maailma ja päris suhtlust. Sellepärast ongi tähtis see looduslähedane eluviis, sellepärast, et siis inimesel säilib see vitaalsus ja see eluenergia. Ja... Et eriti, kui sul on see kokkupuude just loodusega, ütleme, linnas sul on pargid, maal on metsad, eks ole, kus või kõikvõimalikud maastikud, millega kokku puutudes tegelikult seda on raske sõnadesse panna, aga see mõju inimesele, et see, kuidas see hoiab seda vaimset tasakaalu kasvõi. Et sul on see keskkond ümberringi, mida tegelikult inimesel on vaja. Tihti inimesed unustavad ära, kui nad on pikalt sellises läänelikus ühiskonnas, välismaal või üldse linnas, siis nad unustavad ära üldse, mis tunne nagu mis tunne on nagu päriselt olla maal ja oma maakodus või lõket teha niimoodi. Kui nüüd jaanipäev tuleb, siis kõik muidugi Eestis lähevad kõik maale ja saavad seda uuesti kogeda. Selles mõttes meil on sellised tavad alles mõningal määral, aga sa tõesti unustad ära selle, mis tunne see üldse oli ja siis sa ei tea, mida igatseda ja sa ei tea, mis see põhjus on sul. Ja et sa saad oma emakeelt rääkida, et sul on see hingeline suhe selle kaudu esivanematega olemas, et kujuta ette, kui sa näiteks oma lähedaste inimestega, sa ei saa oma emakeeles rääkida, pead mingit, ma ei tea, inglise või mingit muud võõrast keelt kasutama, et sa ei saa oma hinge väljendada neile inimestele, kellele tegelikult peaks oma enda emakeeles. Vaatame veel, mis küsimusi meile on tulnud siit. Näiteks küsiti, et milline näeb välja siis etnofuturistlik Eesti? Sina oled väga suur etnofuturismi entusiast. Mida sina näed seal? Jah, kõigepealt peaks sõnastama, et mis on etnofuturism, et mida selle all mõelda, et see on see idee, et vastused kõigile neile modernse maailma probleemidele me leiame tegelikult oma põlisest tarkusest. Ja see ongi see, mis kui kogu maailm on jõudnud kuidagi tupikusse, siis see, mis avab sealt uued väravad, see on tegelikult miski, mis on meil väga ürgselt juba olnud olemas. Ja see puudutab väga paljusid valdkondi, mitte ainult poliitikat, vaid ka tehnoloogiat, teadust, meditsiini. Et tegelikult väga palju me ju näeme jälle meditsiini valdkonnas, kas või see sama psühhiaatria teema, et tegelikult need lahendused, mida pakutakse, need hoiavad mingeid sümptomeid all, aga need ei lahenda seda algpõhjust. Ja sellepärast
ju väga palju pöördutakse, taasavastatakse näiteks loodusravi, igasuguseid vanu põliseid tarkusi. See on Eestis tõusuteel, see on hästi oluline, sest see on ka nagu osa meie pärandist. Kui ma mõtlen, et kuidas rakendada etnofuturismi riigi juhtimises või sellises ja üldiselt riigi juhtimises, siis mulle tuleb pähe kohe, mida tegi Lennart Meri ja mida nagu meie eelnevad suured juhid tegid, et nad olid nagu suured juhid, kellel oli selline vaimne tarkus, vaimne idee, kes teadsid väga palju meie pärimusest, kes nagu oskasid, nad tundsid Eestit ja kuidas nad öelda, nad panid seda nagu Eesti tarkust, seda mingit nagu Eesti sümboolikat kõigesse, mida nad tegid. Et nad hoidsid elavat kultuuri. Täpselt nii. Et me vaatame tulevikku, see ongi see futurismi pool sealt, et mitte me ei hoia elus kramplikult mingeid mineviku kombeid, mida me enam ei mõista ja ei taha nagu külmutada oma kultuuri, vaid vastupidi. Et me näeme, et see tee tulevikku ongi see, mida esivanemad meile juhatavad. Ja see ei ole kindlasti mingi modernismi või tehnoloogia eitamine, vastupidi. Et teaduses on ju, või teadusfilosoofias laiemalt on see suundumus tänapäeval, et need põhitõed, mida viimased paarsada aastat on ükskõik mis valdkonnas usutud, et need tegelikult kuidagi jooksevad kokku niimoodi, et uued teadusavastused või kas või mingid tehnoloogia väljakutsed, kvantmehaanika, tehisintellekt, biotehnoloogia ja nii edasi, et need on asjad, kus tegelikult vastuseid, kuidas inimene sellesse suhtuma peaks, see filosoofiline pool, sellele ei saa enam sellise materiaalse maailma paradigmadega vastuseid anda. Et see tegelikult kutsub inimest tagasi mütoloogiasse ja vaimsusesse, sest mujalt lihtsalt sul ei ole vastuseid, et mis need energiad on siis meie ümber, mis on need olendid või mingid mis iganes asjad, millega me kokku puutume tulevikus kas või tehnoloogia kaudu. Jah. Muidugi tehisintellekt, see on selline teema, millest võib teinekord ka pikemalt rääkida. Selle kohta on üldse väga palju erinevaid mõtteid, ideid, et tuleviku jaoks aga kuna meil on praegu sihuke väga päevakajane teema on haridus ja meil umbusaldatakse praegu siin meie haridusministrit ja sul oli soov rääkida ka natukene haridusest, siis natuke valgusta meid, et juhata mind sisse sinna. Haridus. See on see küsimus, kuidas me nooremale põlvkonnale anname edasi neid tarkusi, mida meie oleme omakorda põlvest põlve saanud ja kuidas me anname need vahendid, millega iga põlvkond saab endale tulevikku ise teed rajada. Kuidas sa näed, et sinu esivanemad sinule selle on teinud, et sinu vanemad või ema ja isa, et milline on selline nagu hea näide, mida sa soovitaksid arendada ja edasi anda? Mul on väga hea näide, mu ema oli äärmiselt pühendunud sellele, et sellist kultuuriharidust oma lapsele mõlemale lapsele anda ja loodusharidust, et tema jaoks oli hästi oluline, et laps kasvaks vähemalt osaliselt üles maal, et linnakorterist välja saada ja siis kõik lood, mida ta jutustas, laulud, mida ta laulis ja raamatud, mida ta mulle lugeda andis, lõid juba hästi varases lapsepõlves sellise
tugeva arusaama nii meie enda Eesti kultuurist kui ka kõigist maailma kultuuridest ja mütoloogiatest tegelikult sellise kirju pildi, mis on hästi vajalik selleks, et austada kõiki rahvuskultuure maailmas, mis ilma milleta tegelikult ei ole rahvuslust. Et kui meil on hästi tugevad juured ja kui me mõistame neid ka, sest need juured nagunii on ja alateadlikult nad mõjutavad meid, aga seal on see teadlikkus, see mõistmine. Just see teadlikkus, et väga tähtis on just siis õpetada oma lastele, järgmistele põlvkondadele ja üldse endast noorematele just nagu mitte lihtsalt seda ideed, vaid õpetada neile praktiliselt luulet, meie kohalikku kirjandus, meie kultuuri, meie igasuguseid kas või raamatuid ette lugeda või niimoodi. Ja see on hästi oluline, et sa mitte ainult ei anna nagu seda teksti edasi või ei loe midagi, vaid et see toimub kõik sellistes paikades kusagil keset loodust. Sa näitad neile. Ja kus sa nagu tunnetad seda maastiku kaudu, seda ürgsat teadmist, mis seal taga on. Ja selle kaudu siis sul hakkab nagu iseendas helisema kõik see. Eks see ongi see, kuidas etnofuturismi nagu tekitada sellises maailmas, et üldiselt see ongi see, kuidas etnofuturism üldse tekib. Ja et me loome ise edasi mütoloogiat, meie kaudu see fantaasia hakkab tööle ja siis areneb kogu lugu edasi. Meil on see futurismi osa nagu enam-vähem juba olemas. Nagunii meil tuleb see ümbrusest, aga see see rahvuslik osa, see tuleb meilt kõik nagu seest poolt ja meie loodusest, et selle kasvatamine. Ja see on asi, mida jääb järjest vähemaks meil haridussüsteemis. See on ka üks põhjus, miks ma praeguse haridusministri peale väga pahane olen, et mitte, üks asi on see korruptsiooniteema, mis on nagu praegu peamine põhjus, miks teda umbusaldatakse, aga see uus alushariduse õppekava, millega siis lasteaedadest veel vähendatakse loodusharidust, Eesti kultuuri ja selle asemele tuleb digiõpe. Ma esitasin talle arupärimise jaanuarikuus selle digiõppe kohta. Ilmselgelt lasteaedades see asi on liiga vara. Kõik need argumendid on valed, et see justkui aitab meil kasvatada uusi IT-geenise või midagi. Selleks ei ole vaja lasteaiast peale kusagil ekraani taga istuda. Räägitakse põhiliselt robotitest ja robootika õppimisest lasteaias. Selleks on vaja arendada lapses selline nagu suur maailmavaade ja lasta tal enda aju, enda olemust arendada väga-väga mitmekesiselt. Selleks just arvuti taga istumine on see, mis selle nagu... Ma ütlen, et mis sellest digiõppe teemast sai, et seal arupärimisel haridusminister andis selge lubadus, et räägib sellest eriala inimestega, ekspertidega, kes teavad lapse aju arengut, kes on olnud vastu igasugusele digisõltuvusele ja nii edasi. Ja siis mõni kuu hiljem siis ta teataski, et jah, et me arutasime, uurisime ja tegime selle asja ümber. Et nüüd on niimoodi, et panime sinna selgelt kirja, et alla 3-aastastele digiõpet ei tehta. Et see on nüüd nagu suur saavutus. Et minu arust see on see ei ole ainult ühe ministri küsimus muidugi, see on see, et üldse nagu selline mõtteviis on tänapäeval võimalik minu arust. Ideaalne oleks see, et igal lapsel on oma siuke kool, kus on kodulootunnid ja õpib kohalikke pärimusi ja nagu näiteks mul on sõpru, kes kasvasid Hiiumaal üles ja neil oli selline väike kool, kus õpetati kodulootunnis kohalikku kultuuri, mütoloogiat viidi igasugustele ringreisidele mööda Eestit ja õpetati ajalugu kohalikku. See on nagu sellest olen ma väga palju vaimustavaid lugusid kuulnud. Need on need viimased pelgupaigad, kus meie kultuur veel elab. Peame nad uuele elule äratama. Aga sellega ma siis vaikselt tõmban joone kokku, et
väga huvitavad diskussioonid, aga siis jätkame järgmine kord ka võib-olla veel sügavamalt. Ja aitäh vaatamast ja saatke meile veel küsimusi. Aitäh vaatamast.